Ei saa öelda, et Eesti majandus hiilgab majanduskasvuga. Samamoodi ei saa öelda seda, et Euroopa makropilt on muutunud paremaks. Jätkuvalt ei saa öelda, et meil sisepoliitiline olukord on kuidagi väga stabiilseks muutunud. Kogu aeg on mingeid muutusi. Ja viimaks, kui vaadata geopoliitilised riske, siis need on kasvanud nagu märkimisväärselt. Ja nüüd, kui võtta need kõik asju kokku ja mõelda, mis hindadega tehakse tehinguid kommertskinnisvaras, siis tegelikult tekib väga suur küsimärk, miks inimesed ostavad kinnisvara, eriti just kommertskinnisvara, just nende hindadega praegu. Sest et kaine nagu loogika ja kaine mõistus ütleb, et hinnad peaksid kas olema stabiilsed või tegelikult langema selle taustal. Aga selge täna on see, et kapitali üleküllus ja meie riigi väiksus tekitab olukorra, kus hinnad hoopis lähevad üles. Mõned turutegijad on hakanud tegema kompromisse võib-olla isegi oma südametunnistusega. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes on niimoodi, et vahendajad teenivad raha, võib-olla investeerimisfondid või investeerimisettevõtted teenivad raha, aga see, kes selle vara ostab, on investor, kes lõpuks, kui tuleb mure tuppa, eks ole, või juhtub midagi majanduses, siis tema jääb tegelikult selle varaga hätta.